elades maal on paratamatu see, et aeg-ajalt on vaja autot, mis aitaks teele siis, kui ilm on kehvem. Eelmine talv olin mina oma pisikese Volkswagen Golfiga püstihädas, et oli ikkagi päevi, kus ma ei saanud liikuma, kui sahamees polnud teed lahti lükanud. Ja nii mul tuligi mõte, et tuleks osta maastur. Kuna aga algas sõda, siis maasturite hinnad läksid kohe lakke ja kõik see siuke odavam ots, et ostad näru ja tasapisi parandad, see läks kõik Ukrainasse. Nii et seis oli kehva. Nüüd kevadel sai ostetud van, sest ma mõtlesin, et midagi peab ju ostma, et oleks nagu suvel suvila, millega ringi sõita ja et oleks koht, kus ööbida. Aga peale paari festivali ja mõnda järve ääres käiku sain ma aru, et ma ei kasuta ära selle vanni kogu potentsiaali. Ja nii ma hakkasin taas vaatama maasturite poole. Ja läbi õnneliku juhuse juhtus nii, et mul õnnestus oma Volkswagen Transporter ära müüa ja osta Land Rover Discovery asemele. Disco on siis aastast 2002. Tal on kõik vead, mida me näeme YouTube'i videodes, 3 Amigos ja nii edasi. Auto ise maksis 2900, ma arvan, et selle parandus läheb enam-vähem sama palju maksma. Et tal ikka neid hädasid nagu on. Et üks osa hädasid mulle loeti ette, aga ise ma nüüd siin sõites ja ööbides avastan muudkui uusi. No näiteks seda, et 4 aknatõstukist ei tööta 3. Tagumine uks käib keeruliselt lahti. Ööbides Laho järve ääres avastasin ma ühel hetkel, et 4 uksest üks tagumistest on ennast ära lukustanud ja ei suvatsegi enam lahti minna. Et no mingid sellised väiksed asjad. Lisaks esimene ja teine käik lähevad sisse ragistades. No käigukastitööd on alati kallid, ma isegi ei taha nagu mõelda, mis number sealt võib tulla. Lisaks on nimekiri asjadest, mis eelmine omanik ütles. Et no, et kui ostad nii vana auto ja sellise hinnaga, siis tegelikult on ette teada, et seal on vigu, et neid on palju ja et arvatavasti läheb 4-kohaline summa sinna sisse, et neid elimineerida. Aga no, auto liigub, sõidab ja ülevaatus on tal alles novembris, nii et sinnamaani on veel aega küll, et jõuab raha koguda, jõuab parandada ja jõuab ka mõned toredad tripid teha kuskile festivalidele ja ka kuskile järve äärde. Autoga tuli kaasa meeletu kogus rehve, aga naastrehve seal pole, nii et ma tegelikult pean ikkagi tegema veel ühe väga suure väljamineku, et talvel ennast mingil määral kindlamalt tunda ringi sõites. Siis esimese asjana ma muidugi tahtsin kohe tagumist istet ära võtta, kuna tahtmine oli juba metsa minna. Siis selgus, et need poldid ei tule sealt lahti, soovitati mul seda keemiat osta, mis justkui asja kergemaks teeb, aga siis selgus, et ei tee, et läksin ikkagi mehaaniku juurde. Mehaanik telefonis küsib, et kuule, mitu polti on, ma ütlen, et 4. No mehaanik siis arvas, et pole hullu, ainult 4 polti on ju, aga tegelikult seal poltide all on veel omakorda poldid ja siis olid veel ees poldid, nii et ma arvan, kokku tuli neid oma 10 ja tööd ja jamamist oli kohe pikemaks ajaks. Kogu see tagumine osa on tegelikult kitsas, et see uks eriti palju ei avane, et sisse ronida on suht koht ebamugav ja need, kes seal taga vaesekesed istuma peavad, neil on küll hea vaade, aga jalaruumi eriti ei ole. Ma eelnevalt, kui ma auto ostsin, vaatasin YouTube'ist väga palju videosid, sama mudel, sama aastakäigu kohta, et kõik plussid ja miinused. Ja ütleme nii, et kõik need plussid ja miinused on ilusasti ka olemas. Aga nagu näha, kolisin ma kohe sisse oma madratsi ja jõulutuledega. Jõulutuled muidugi pudenesid kohe ära, kuna võib-olla nõeltega nende kinnipanek ei olnud just geniaalseim mõte. Aga no, mingi osa jäi neist siiski üles, nii et rõõmu oli. Koduloomad tulid ka uut pereliiget vaatama, et nii kass kui koer käisid ja tegid oma ringi ära. Nad üldse armastavad tulla sõidukitesse, et kass tuleb alati, kui sõiduk tuleb hoovi peale, siis ta tuleb vastu tervitama. No ja koer teab, et kui autosse saab, siis saab kuskile põnevasse kohta sõitma. Mulle meeldib see, et sellel autol on taga need 2 suurt kasti, et ühel pool on mul siis autokola, mingid parandus ja mis iganes elementaarsed asjad ja teisel pool on matkakola. Kuna ostetud sai auto paar päeva tagasi ja kohe oli vaja ju ometigi minna kämpima ja kohe tuleb ka Viru Folk, kuhu ma lähen sellega kauplema ja selles siis nagu ööbima,
siis oli üks esimesi asju see, et aknad tuli teha tumedaks, katta tumedaks tegeva kilega ja tegelikult seal siis selguski, et aknatõstukid on täiesti pees ja need inimesed, kes tööd tegid sellega, nad nägid ikka väga roppu vaeva, siis nad põhimõtteliselt lammutasid kogu aknaraami ja ukse ja mida iganes seal laiali, et seda jama sealt kätte saada, et Tartus Jalaka tänaval autoklaasid või autoklaasimine, et suured tänud igatahes teile vastu tulemast ja tööd ette võtmast, et see oli palju rohkem, kui algselt oli plaanitud. Ühes viimastes Wild Viking Travels videodes näidati Laho järve, vot mina ei teadnudki, et meil nii äge järv siin on. Ja nii kui ma seda nägin, ma panin kohe nime kirja, teadsin nii kui võimalus ajaaken avaneb, ma lähen sinna. Ja ajaaken avanes või no mis ta avanes, ma lihtsalt võtsin, et tööpäeva lõpus asjad autosse, koer kaasa järve äärde. Ja nii oligi, et seal oli juba rahvast, et üks perekond seal kämpis. Ma parkisin ennast natuke eemale, et saime ilusti üheskoos seal hakkama, et ei olnud probleeme. Neil oli koer ja minul oli koer, et selles mõttes oli pisuke mure, aga koerad omavahel kokku ei saanud ja midagi hullu ei juhtunud. Koer on mul sõidu ajal ilusti kinni, et ta nagu sinna kabiini osasse ette ei roniks, aga ta on juba õppinud autoga sõitma, et püsib suht koht rahulikult paigal. Kogu koht oli imeline, et järv, see väike maja, lõkkekoht, et ma sinna tahaks kindlasti tagasi minna, majake on väga mõnus seest, hästi puhas, hästi korras, isegi vaip oli maas, mida üldiselt matkamajakestes ei näe, et täitsa soovitan minna, soovitan nautida seda, mis seal on. Järves vesi oli ka mõnusalt soe, nii et sai õhtul ja hommikul ujumas käidud ja õhtul tegin ma ka kiire söögi, kuna lõkkekoht oli hõivatud ja ma ise ei tahtnud sinna tüli tegema ka minna, siis ma ajasin oma toorvorstid pruuniks potis ja tegin kiire heine ja hommikul ka väiksed võikud ja sinna järve äärde silla peale sööma. Aga öö möödus rahutult, kuna ma ei tea, mina jään magama, koer ei jään magama ja siis ma tegin veel mitu öist ja varahommikust jalutuskäiku ja täiskuu oli ka, äkki saab selle kaela ajada, sest see siras ilusasti otse autosse. Aga ma ei tea, aga lõppkokkuvõttes oli väga-väga äge, et ma täiega nagu soovitan lihtsalt tööpäeva lõpus visata autosse asjad, sõita kuhugi mingi tunnike või nii ja lihtsalt olla, et siuke mini väike puhkus, see on nagu nii tore. Siit videost lipsab läbi ka see, et ma olen ostnud omale akujaama. Ostsin, mis ta on siis, Klikk arvutipood maksis 399. Ma olen seda tegelikult tahtnud ammu osta, aga neid varasemalt Eestis ei olnud, et minu meelest eelmine aasta veel ei olnud, et siis ma otsisin ja kui ma vaatasin Vanlife'i videosid YouTube'is, siis seal kõigil nagu olid. Ja mingi Jackery oli vist üks kõige popimaid brände, mida kasutati. Aga kuna eelnevalt loetletud vigadest üks viga, mis jäi veel mainimata, oli see, et kuidagi elektrisüsteem on tuklis ehk siis tuled, et kas sigaretisüta töötab või siis tuled töötavad, et mõlemad korraga ei saa. Nii et nüüd tundus mulle olevat õige hetk nagu endale akujaam osta. Ja see aitas mind välja, et sain ilusasti omal asjad ära laetud ja sain ka arvuti kaasa võetud ja ka seda laetud, et väga mõnus oli. Aga ma nüüd ei oska, ma ei pidanud nagu arvet, et kui palju kulus nagu aega ja kuidas seal see protsent nagu langes, et selle kohta on tegelikult hästi palju videosid YouTube'is, et kuidas see sama seade nagu töötab. Et soovitan vaadata, et kodudel oli ka, telefon oli tühjaks saamas, aga oli vaja orienteeruda, sest ega mulle tee ju ometigi meelde ei jäänud, et siis kohe sain, kuna sigaretisüütajasse ma enda telefoni ühendada ei saanud, siis ma sain sinna jubinasse ühendada, et tema tore asi on see, et sinna saab ühendada ka suuremaid asju nagu arvutit või blenderit või ma ei tea, võib-olla ka mingisugust väikest külmkasti, et eks ma veel proovin ja teen katseid.
takker, koju